üksinda koodis 16. detsember. See oli juba üpriski keeruline minu jaoks ja võttis päris mitu tundi aega. Siin me oleme Tartus ja on vaja jõuda Tallinnasse kõige lühemat teed mööda. Ja siin on antud nimekiri linnadest ja ühendused nende linnade vahel, kus on siis näiteks, et Tartust Võrru minna võtab nii kaua aega ja need on need väljumiste ajad kõik siin peale seda. Ja Võrust Tallinna minna võtab nii kaua sõita aega ja siis on need kõik väljumiste ajad. Lõpuks peab andma sellise väljundi, kus on see teekond, et läbi milliste linnade sa Tallinnasse lähed ja siis minutite arv, et mitu minutit see kokku aega võttis. Ja need päris andmed, mis meile antud on väga suured, siiamaani vist kõige suuremad andmed, mis meile antud on. Ja siin on 10 000 erinevat linna ning neid ühendusi nende linnade vahel on veel palju rohkem. Mis mina otsustasin teha, ma mõtlesin, et ma teen sellise tavalise backtracking lahenduse. Ja kuna see ülesanne on juba selline natukene keerulisem ja siin on rohkem andmeid, siis ma tegin objektorienteeritud programmeerimist, ehk siis mul on 2 klassi, üks on reis või siis ühendus mingite linnade vahel, mul on siin city from ja city to ja siis on duration, et kui kaua see aega võtab ning siis on departures, ehk siis kõik erinevad väljumiste ajad, mis ma siit sellest failist sisse loen. Ja siis mul on teine klass, mis on linna jaoks ja sellel linnal on nimi ja erinevad kohad, kuhu sealt saab minna, ehk siis tal on list nendest tripi klassi objektidest nii-öelda, et kõik erinevad kohad, kuhu me saame minna. Ja siis ma teen kõike siin vägagi rekursiivselt, ehk siis siin on mul lihtsalt üks funktsioon, mis on def f, lihtsalt f-funktsioon ja siis ma kutsun siin all seda f-funktsiooni. Minu lahenduses on kõige olulisem koht see fastest combination muutuja, mis tähendab seda, et ma ei salvesta kõiki erinevaid leitud ühendusi, mis Tartust Tallinnasse juhtuvad, vaid kui me leiame mingisuguse ühenduse, siis me salvestame selle ühenduse ajutiselt, kõik need linnad, millest me läbi läksime ja salvestame, et kui pikk oli see aeg, mis meil kulus läbi selle konkreetse ühenduse sinna jõudmiseks. Iga kord, kui me leiame uue ühenduse Tallinnasse, siis me lihtsalt vaatame enne seda, et juhul kui meie praegune see kulunud aeg on suurem võrdne kõige kiiremast ajast, mis me seni leidnud oleme, siis me lihtsalt ei lähe üldse siit funktsioonist mitte kuhugi edasi, sellepärast et see on meie praegune kõige kiirem aeg. Juhul, kui meie praegune uus aeg on väiksem, siis me alles lähme siit funktsioonist edasi ja vaatame, et kas me jõudsime üldse Tallinnasse või kuhu me edasi läheme. Ja iga kord, kui me leiame uue ühenduse, siis me uuendame siin seda fastest combination aega, mis tähendab, et meie funktsioon läheb justkui kiiremaks ja kiiremaks iga tsükliga. Ja siin samas funktsioonis, funktsiooni teine osa, me läheme siin selle konkreetse linna kõigist ühendustest läbi, see linn, kus me hetkel oleme, ja me kontrollime, et see ühendus, mille me valime endale rekursjoonis, ei oleks linn, kus me oleme juba käinud oma praeguse teekonna jooksul. Mis tähendab, et meil on siin muutuja already visited cities, see tähendab, et me hoiame siin muutujas kogu aeg nimekirja kõikidest linnadest, kus me juba oma teekonnal käinud oleme. Ja siis see võrdub Tartu tähendab seda, et me alustame alati Tartust. Ja kui me ei ole selles linnas juba olnud, siis me lähme siit koodist edasi ja me lähme läbi kõigist väljumistest, mis lähevad selle linna poole, kuhu poole me tahame praegu minna. Ja muidugi me peame kontrollima, et me leiaksime kõige varajasema aja, mis selle linna poole läheb. Alguses ma tegin oma programmis väga suure vea, ehk siis mul ei olnud seda ühte rida siin, mis ütleb break. Sellega ma läksin läbi absoluutselt kõikidest erinevatest väljumise aegadest, mis sellest linnast välja läksid ja üritasin kõigi nende erinevate aegadega seda rekursiooni teha. Aga tegelikult siin peab olema break, mis siis tähendab seda, et me kasutame ainult ühte nendest kõigist väljumisaegadest, siis seda väljumisaega, mis on kõige varajasem, et me saaksime oma sihtpunkti suunas edasi liikuda kõige kiiremini. Ja see rekursioon siin tähendabki seda, et me lähme peaaegu kõigist võimalikudest kombinatsioonidest läbi. Väga oluline on see, et me iga kord uuendame seda kõige kiiremat aega, mis me seni leidnud oleme, see kõige kiirem ühendus, ja me otsime uusi ühendusi ainult sellisel juhul, kui
kui on potentsiaal, et me leiame midagi, mis on kiirem, käivitan demonstratsiooniks oma programmi. Nii, siin ta näitab, et on 10 000 linna sisse loetud ja siin ta ükshaaval prindibki välja kõik erinevad kombinatsioonid, mis ta leiab. Me näeme, et alguses ta prindib välja 1169 minutit läheb, aga siis iga korraga ta hakkab otsima ja aksepteerima ainult just kiiremaid ja kiiremaid lahendusi. Ja see, mis me siin all välja prindime lõpuks, see ongi siis see kõige kiirem teekond, mis me oma rekursiooniga Tartust Tallinnasse leidsime. Selline oligi minu 16. detsembri üksinda koodis lahendus.